Täna oleme siia kogunenud selleks, et hävitada elektrooniliselt antud hääled ja häälte avamise võti. Ja selleks hävitame siis kiipkaardid, mis on jaotatud Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete ja riigi valimisteenistuse töötajate vahel. Nendel kiipkaartidel on siis häälte avamise võtme osakud. Samuti hävitame kõvaketta, mida kasutati võtme loomiseks ja häälte avamiseks ja lisaks hävitame ka andmekandjad, millel asuvad elektrooniliselt antud hääled. E-hääled hävitatakse selleks, et tulevikus ei oleks võimalik neid kellelgi enam avada ja selle läbi siis tagatakse, et hääled jäävad salajaseks. E-häälte hävitamiseks me hävitame DVD-plaadid, laseme need paberihunti. Häälte avamise võti asub kiipkaartidel, nende kiibid puuritakse läbi ja samuti puuritakse läbi ka kõvaketas. Häälte hävitamisel ja nende andmekandjate hävitamisel sellega muutuvad e-hääled loetamatuks. E-häälte hävitamine on avalik toiming, see on ka seadusega ette nähtud. See toimub audiitorite ja vaatlejate juuresolekul ja kõik muud huvilised võivad seda jälgida. E-hääled hävitatakse iga kord pärast valimisi. Kui need andmekandjad on juba kord hävitatud, siis e-hääli enam sealt pealt taastada ei ole võimalik. E-hääli me hoiustame riigi valimisteenistuse ruumides, nad on seifis ja valve all ja selle läbi saame olla kindlad, et kõrvalised isikud nendele ligi ei pääse. Hävitatud e-hääled ehk siis see purustatud andmekandja, selle kogume kokku ja me hoiame seda valimisteenistuse ruumides. Ja selle toiminguga on kohalikud valimised lõppenud ja järgmised valimised toimuvad märtsis 2023. aastal.